Tere! Mina olen Eesti Ornitoloogia Ühingu juhataja Kaarel Võhandu ja võtan täna lühidalt kokku, miks pesitsusrahu oluline on. Neid põhjuseid, miks mõistlik metsaomanik kevadsuvisel ajal metsa ei raiu, on päris palju, aga täna vaatame just linnustikuga seonduvat. Ja mida me teame on, et iga kevad tehakse tuhandetel hektaritel metsaraiet, mille käigus hukkub iga aasta vähemalt 80 000 linnupoega Eestis. Ja teine asi, mida me teame, on see, et Eesti metsalinnustiku arvukus on pikaajalises languses. Viimase 35 aasta jooksul iga aasta Eesti metsades on keskeltläbi 1% lindusid vähem. Kui me samamoodi jätkame, siis on meie linnustikuga varsti üsna nukker seis. Praegu vähearvukad liigid muutuvad haruldaseks või surevad üldse välja ja praegu arvukad liigid, keda me iga päev kevadel rõõmsalt kuulame, muutuvad vähearvukateks. Nii et hea metsaomanik, lase linnupojal suureks kasvada, pea pesitsusrahu. Tere, mina olen Sandra Urvak, MTÜ Päästame Eesti Metsad ja MTÜ Niilusoo liige. Mina, nagu ka Kaarel arvas, olen seda meelt, et lindudel on õigus oma järglasi kasvatada rahus ja metsalinnud on hea indikaator elurikkusest ja kui nende arvukus väheneb, siis see on selge viide sellele, et midagi me teeme valesti. Ja inimene on suuresti see, kes seda arvukuse langust põhjustab just oma valede majandusvõtetega näiteks, mis puudutab metsandust. Praegu siia sõites ma just hoomasin jälle järjekordseid uusi värskeid raielanke ja see on selline kurb tendents, et hästi palju võetakse ka maha näiteks põlluservadest põõsastikke ja puid, et me võtame endale järjest rohkem ruumi ja jätame loodusele, kõigele sellele elurikkusele, teistele elusolenditele järjest vähem võimalusi elada ja suureks saada, aga meil ei ole selleks õigust ja me ise oleme samamoodi osa loodusest ja sõltume sellest, et meie heaolu ei ole kindlasti olulisem kui mis tahes linnuliigi. Peame pesitsusrahu ja arvestame sellega juba oma majandusse, ka metsamajanduse puhul siis oma plaane tehes, et me ei raiu lindude pesitsuse ajal.